romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtule reisipodcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänase saate külaline Emily Hestia Palmet räägib sellest, kuidas ta läks oma 3-kuuse beebiga 8 kuuks reisile. Ja see reis oli lausa 9500 kilomeetrit pikk, nii et päris korralik. Tervist, Emily! Tere, Liina! Jah, see on nii, et sõitsime lausa 9500 kilomeetrit ja olime ära lausa 2 kuud. No kus tuli see mõte, et minna 3 kuusega pikemale reisile? Kes siis peres oli sellise idee autor? Tegelikult mõte sai alguse üsna loomulikul teel, kuna me oleme harjunud reisima hooaegade vaheldumisel, kui kevad hakkab lõppema ja Eestis on veel jahedad ilmad, siis tavaliselt tekib meil tunne, et me tahaks juba natuke sooja saada. Ja see oli üks ajenditest, kuidas mul see suur soov tekkis, et tahaks kuhugi reisile minna. Ja jõudsimegi selleni, et võiks minna siis kas Lõuna-Prantsusmaale või Itaaliasse, kuna tegelikult Toskaana piirkonda me mõlemad ei ole ristipõiki läbi sõitnud, siis muutus ka see selliseks südamelähedaseks kohaks, mis tekitas täpselt tunnet, et seda meil oleks nüüd vaja. Ja hakkasimegi tegelikult kaardistama hindu, et kui palju maksavad lennupiletid mõlemasse sihtkohta, kui palju maksavad rendiautod mõlemasse sihtkohta ja kuidas on üldse beebiga reisimine. Kuna mõlemad lennud oleks me teinud läbi Air Balticu, siis helistasimegi sinna koha peale ja suhtlesime nendega, et kuidas see beebiga lendamine tegelikult välja näeks. Ja seejärel arvutasimegi välja, et kui palju meil üleüldse pagasid tuleks. Ja ühel hetkel käis mees välja idee, et võib-olla peaksime hoopis minema autoreisile. Ja autoreisi siis üks põhjendus tegelikult oli ka see, et rendiauto hindu mõlemas riigis vaadates me nägime, et pikaks ajaks reisile minnes kõige pisem rendiauto kuuks ajaks maksis juba 1000 eurot. Ja me teadsime, et me tegelikult tahame minna 8 kuuks. See tähendas meie jaoks seda, et tegelikult meile ju väiksest autost ei piisa. Et tegelikult me tahaks vähemalt väikest linnamaasturit, et kogu oma pagasit ära mahutada. See oleks tähendanud meie jaoks juba 3000 eurost või suuremat kulu, mis tegelikult ühel hetkel tundus lihtsalt ebaratsionaalne. Ja siinkohal ma pean mainima, et tegelikult mina ei ole üldse autoreisi inimene. Et minu jaoks, kui mees autoreisi välja käis, siis mu esimene vastus oli ei. Et mina küll autoreisile ei tule ja veel enam väikse beebiga, et kuidas me niimoodi lähme, pikkad marsruudid ja sel hetkel ei olnud me oma beebi Heeraga teinud ka pikemaid sõite kui lihtsalt Tartusse ja tagasi. Et me nägime küll, et ta on väga tubli autoga sõitja, aga kuidas see autoreis oleks kulgenud, see oli minu jaoks kuidagi hirmutav mõte, aga põrgatades seda teemat veel oma ema ja oma lähedastega ja tegelikult ka perearsti ja oma sellase füsioterapeudiga ütlesid nad kõik, et tegelikult nemad on oma väikeste ja pisikeste lastega autoreisil käinud ja ütlesid ka, et kui sihtkohad on paigas, sõidate mõistlikke marsruute ja laps saab piisavalt liikuda, siis tegelikult on see ju üsna hea mõte. No Heera oli ikkagi, või Heera on su ainus laps ja esimese lapsega, no üldiselt ollakse rohkem muretsevamad, ma ise vähemalt olen. Ja ma ei tea, kas sul ei olnud mingeid sellised hirme, no kuidas ma lähen selle väikese lapsega, et just sain emaks ja kõik see emadus on nii uus ja hirmutav äkki, et aga reis on ju ka üsna suur asi.
Ja reis ongi väga suur asi ja seetõttu tegelikult rääkisimegi oma perearstiga juba varakult põhjalikult läbi, et juhul, kui me sooviks reisile minna, siis kui pikalt üldse on võimalik sellist reisi teha, et olla siis kooskõlas vaktsineerimiskavaga, sest tegelikult neid vaktsiine ei saa teha liiga suure vahe järel. Ja siis leppisimegi kokku, et teeme ära esimese saatsi vaktsiine ning seejärel vaatame, kuidas Heeral on tervis. Enne vaktsiinide tegemist ma ei oleks tõesti julgenud kuhugi minna, et tegime ära, jälgisime tema tervist ja vastavalt sellele saime siis valida stardiks sobiva aja. Ühtlasi tegelikult andis mulle palju kindlustunnet juurde see, et meil oli reisikindlustus, mis kattis kogu reisiperioodi. Me tegime Heerale ka varasemalt Euroopa ravikindlustuskaardi, mis siis toimib koos reisikindlustusega. Ja ma arvan, et ka see oli üks see punkt, mis andis mulle kindlustunde, sest mul on varasemalt elus olnud üks kord, kus ma olen pidanud Euroopas kasutama ravikindlustuskaarti ja ma teadsin, et kui leida haigla, mis ei ole erahaigla ja mis on riiklik haigla ja suhelda kas või kohalikega läbi Google Translate'i siis veebilehe, kusjuures rakendus sellist tõlkeversiooni ei paku, et räägid kohe info sisse ja kohalik siis kuuleb, mida sa rääkisid, siis tegelikult piisab ainult kaardi näitamisest ja saadki lihtsalt arstiabi ja ei esitatagi arvet. Et see jah, kohati tekitas must kindlustunde ja ka see tegelikult, et me reisime Euroopas, me oleme pakkinud endale kaasa võimalikult mitmekülgse läbimõeldud reisiapteegi ja oleme ikkagi piirkondades, millest haiglad ei ole tegelikult väga kaugel. Ühesõnaga ma näen, et sa tegid ikkagi korralikku eeltööd, sa mõtlesid asjad läbi, et ei olnud niimoodi, et kallis, lähme reisile ja hakkasite pakkima. Jaa, täpselt nii. Et selle pakkimisega läkski nii, et tegelikult raseduse lõpus olin ma läbinud põhjaliku esmaabikoolituse, kust ma sain hea listi, mida pakkida reisile kaasa. Et pakkimise loogika oligi minu jaoks siis selline pealaest jalad allani, et mõtlesin tegelikult ka ette, sest sel hetkel me läksime reisile küll 3-kuuse beebiga, aga reisi jooksul sai ta ju tegelikult meil 5-kuuseks vahepeal, et reisi siis apteegis olidki meil palavikuküünlad, palavikusiirup, erinevad igemekeelid, erinevad elektrolüüdid vedeliku kaotuse puhul, haavasidemed, plaastrid, ütleme nii, et kõike, mida võib vaja minna, sest sellele perioodile võis jääda ka hammaste tulek. Mida tegelikult me ka kogesime, sest hambad hakkasid vaikselt läbi igeme tulema, selle aja jooksul nad küll päris ei lõikunud, aga valu nad tegid talle küll ja igemekeelid kulusid sel perioodil marjaks ära. No lähme siis sinna Itaaliasse sõiduni, et kuidas see siis kõik kulges, et kui tihti te peatuse tegite, kus te sõitsite, kuidas see kõik läks teil? Algul panime paika enda jaoks sellised justkui maksimaalsed marsruudid, mõtlesime välja, et meie ühe päeva teekond võiks jääda tavapäraselt siis vahemikku 350 kuni 450 kilomeetrit. Ja selle sõidu jooksul tegime siis tegelikult regulaarselt pause vastavalt lapse vajadustele. Et oli pause, mis kessid tund aega või 1,5 tundi ja oli ka lühemaid pause. Lihtsalt selleks, et beebi saaks jalgu sirutada, et ta saaks olla kõhuli, kuna sel hetkel ta armastas meil juba väga kõhuli aega. Ja pauside ajal tegelikult sai ta meil ka maksimaalselt lähedust, just nimelt, et kui ta sõidu ajal on eraldi,
siis pauside ajal me just võtsime sülle, rääkisime temaga aktiivselt, mängisime temaga aktiivselt. Kuna meil oli kaasa pakitud tegelikult ka lamamisosaga vankrikorv, siis pauside ajal oli hea meil panna ta sinna sisse lamama, et ta saaks tõeliselt ennast pikaks ja sirgeks sirutada ja seal rõõmsalt aega nautida. Et eks need pausid olid tegelikult vajalikud nii Heerale kui ka tegelikult meile, sest eks see teekond ikka väsitab ja kuna mina pole olnud autosõidu inimene, siis mulle tundus kohati, et mina vajan neid pause ka rohkem kui Heera. Et me küll söömiseks tanklapause ei teinud, sest ma olin iga kord enne sõitu arvestanud, et varume autosse tegelikult kõik näksid. Täpselt sellepärast, et kui läks nii, et Heera magas, siis see andis meile võimaluse mitte peatuda ja süüa käigu pealt. Varusimegi erinevaid riisigalette ja proteiinibatoone ja erinevaid kuivatatud puuvilju, mis siis hästi toidukorda asendasid ja pikemate peatuste ajaks panime siis külmakotti endale erinevaid salateid ja lihatooteid koos siis selliste jääkubiku kamakatega, et need seal sooja ilmaga halvaks ei läheks. Kui pikalt te järjest sõitsite? Ma ütleks olenevalt päevast, aga niimoodi 2,5 tundi kuskil saime järjest sõita ja seejärel pidime tegema pausi. Mida Heera asjast arvas? Heerale tegelikult 3-kuuselt minnes väga meeldis ja tal ei olnud kohe ühtegi pretensiooni. Et tema aja sisustamiseks tegelikult me olimegi varasemalt juba kodus alustanud sellega, et kaardistasime välja tema lemmikmuusika, tegime tema lemmiklauludest talle playlisti, otsisime Spotify'st välja erinevad muinasjutud, Sipsiku, Onu Reemose jutud, Krokodill Keena lood ja lasime talle neid Spotify kaudu. Lisaks meil olid kaasa võetud erinevad siis turvahalli mänguasjad, mida me talle nii-öelda üllatusena kätte andsime. Et lihtsalt see üllatusmoment nii-öelda tekitas alati elevuse tunde ja siis ta tahtis nendega ikkagi mõnda aega mängida ja tegeleda. Kuniks siis tüdimuseni ja seejärel saime teha vahetuse. Sa ütlesid, et 3-kuuselt talle väga meeldis seal autoga sõita. Ma saan aru, et 5-kuuselt oli siis asi teistmoodi või? Kuna 4. elukuul tegelikult ta hakkas meil vaikselt tegema selliseid roomamisharjutusi ja natukenegi edasi liikuma ja 4-kuuselt ma ütleks, et ta kolis meil nii-öelda põrandale oma mängumatile ja hakkas elama täiesti oma elu ja tahtis kogu aeg oma mänguasju vaadata ja seal omi asju teha, siis tema jaoks tundus kindlasti natuke frustreeriv see, et nüüd ma pean osa päevast olema turvatoolis, et mis mõttes ja see tähendaski meie jaoks seda tegelikult, et pause me pidime tegema palju rohkem ja oli hetki, kus me pidime pausi tegema ka iga 15 minuti tagant. Tõmbamegi auto kõrvale, võtma selle aja, et lihtsalt olla temaga koos, olla tema jaoks olemas. Et see muutis teekonna tema jaoks palju kergemaks. Mis sa siis hakkas aktiivselt kisama või mis ajandas teid siis seda 15 minuti järel pausi tegema? Siis oli näha, et ta kippus olema selline virilam, kui muidu ta on meil hästi sotsiaalne, rõõmus ja rahulolev ja tahab kogu aeg mängida või aknast välja vaadata, siis tegelikult sel hetkel oli näha, et ta kippus selliseks natuke virilaks ja ennetamaks seda, et ta läheb täiesti endast välja, siis oli vaja teha peatus. Kuigi tegelikult vahel sellistel hetkedel aitas ka see, et panna tema lemmikmuusikat või lasta lemmiklaule. Näiteks on teaduslikult isegi tõestatud, et selline laul on nagu Imogen Heapi Happy Song, mis uskumatul kombel lihtsalt võluväel kaotab selle nutu. Laps on lihtsalt rahul, istub vaikselt toolis, kuulab oma muusikat ja naudib teekonda. Ma peaksin selle üles kirjutama. Ma ei ole ühegi lapsega seda kasutanud, aga võib-olla oleks võinud.
see muutis teekonda kindlasti palju kergemaks. Lisaks seal meie playlistis olid mitmed sellised lasteartistide lood, nagu on Tuta asjad, on selline artist Spotify'st, mis mulle tundub, et Heerale meeldib just seetõttu, et selle Tuta laulu hääl kõlab nagu minu oma ja siis see asendab justkui minu laulmist väga mugavalt. Muidugi meil sisustasid aegaga väga hästi sellised mängud, kus ma ütlesin tähthaaval talle sõnu. Näiteks piim, põh, i, m. Ja siis ma korrutasin seda 5 või 10 korda järjest. Ja siis oli ta tähelepanu haaratud, tal oli põnev, aga oleme ausalt, lõputult seda teha ei jõua. Et selleks ongi pausid, vahetu tegelemine ja temaga suhtlemine. Sa istusid siis taga, et sa neid tähthaaval said öelda või lihtsalt enda kohalt või kuidas oli? Olenevalt siis perioodist ja teest, kui näiteks tee Toskaanas olid teed tegelikult üpris halvad, et kui oli kiiruspiirang oli just kui 50 või 70 kilomeetrit tunnis, siis saime sõita ainult 30 kilomeetrit tunnis ja see tegi tegelikult meie sõiduga tunduvalt pikemaks, et sellistel hetkedel ma kolisin taha. Kui meil olid lühemad otsad, siis ma sain istuda ka ees, sest lihtsalt laps nautis teekonda ja... Kui suurt tähelepanu sa üldse pöörasid majutuskohtade valikule? Majutuskohtade valikule pöörasime me tegelikult palju tähelepanu, sest me tahtsime, et majutuskohtades oleksid meil, kuidas ma ütlen, sellised ideaalsed tingimused, et elada justkui igapäevast elu kohalikuna. Et meile on alati meeldinud, kui meil on majutuses pesumasin, et me saaks pesta pesu, sest tegelikult ei olnud soov pakkida üleliia, et pakkides ma lähtusin sellest mõttest, et pakkida nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vaja. Ja see tähendas meie jaoks ka kindlasti regulaarset pesupesemist. Ja samamoodi oli oluline köök selleks, et me saaksime regulaarselt süüa teha, sest selliste pikkade reiside puhul on tegelikult suurepärane kasutada ära seda võimalust osta tegelikult seda kohalikku toorainet, mis on tunduvalt soodsam kui Eestis ja valmistada neid imemaitsvaid roogasid ka koduselt. Muidugi see ei tähendanud kindlasti meie jaoks seda, et me oleks loobunud väljast söömisest, et me kaardistasime ka regulaarselt ära söögikohad, mida me tahame avastada, erinevaid linnu avastades me kohe, kui nägime mõnda huvitavat või ilusa vaatega restorani, siis me kindlasti alati proovisime sealt midagi mõnusat, et me oleme kindlasti natuke ka sellised toiduturistid, kes armastavad väga ise süüa teha ja nautida head toitu. No 3 kuusega ja tegelikult vist ka 5 kuusega on veel päris hea restos käia, sellepärast, et ta on rahulik. Enam-vähem rahulik veel. Ta on rahulik. Ta tegelikult ikkagi 3 kuusena ta suure enamuse ajast magas, kuna meil oli just nimelt lamamisosaga vanker, siis ta sai rahulikult seal ennast sirutada, vajadusel magada ja tegelikult ka veeta üsna palju aega kõhuli. Ja kõhuli olles ju loomulikult ringi vaadata, et siis oli tema aeg põnev ja tegelikult igas riigis on ju tunduvalt sellised avatumad inimesed, kui meil siin, et mida lõuna poole me läksime, seda rohkem avatud inimesi me kohtasime ja palju oli neid olukordi, kus kõik läksid tema juurde, siis rääkisid temaga sellise eriti elevil häälega, kiitsid ja rääkisid, kui ilus ja armas ta on ja fantastiline ja nöbininaga ja oi, Hera on meil nii sotsiaalne, siis ta naeratas väga, siis ta naeratas vastu ja nautis kõiki neid komplimente ja vaatas neid täpselt sellise näoga, et ütle veel. Et jah. Reili armastab tähelepanu keskpunktis olla, ma saan aru. Absoluutselt. Kui ta vaid saaks, siis ta armastab kaamera ees olla, ta armastab tähelepanu keskpunktis olla, et ta on meil jah selline igati sotsiaalne laps, kes lausa sobib sellisesse keskkonda.
Millised siis üldse olid need teie päevad, et me rääkisime sellest perioodist, kuidas sinna sõitsite, et hästi palju peatusi, hästi palju lapse järgi, aga kui te olite seal Itaalias koha peal, mis siis sai? Itaalias koha peal tegelikult esimene pikem peatus oligi meil Toskaanas. Esimene peatus oli meil siis Volterra külje all, ühes suurtest kividest laotud maaliliste põldude vahel olevas majas ja seal me saime siis nautida palju aega õues, terrassil. Heera sai seal palju veeta sellist aega mähkuväel ja see tähendas tegelikult seda, et sageli päeva esimese poole kuni lõunani me veetsime koduselt. Et me võtsime hästi rahulikus tempos, nautisime seda hommikupäikest, abikaasa sai teha tööd ning pärast seda, kui olime valmistanud ära lõunasöögi, pärast seda pakkisime vaikselt oma asjad kokku ja asusime teele ümbruskonna linnasid avastama, et seda me tegimegi tavaliselt päeva teises pooles. Sa ütlesid, et abikaasa tegi tööd ja ma kuidagi olin eeldanud, et temal oli ka puhkus sel perioodil, aga ei, või kuidas? Kuna abikaasa on mul ettevõtja, siis tal ei olnud puhkus, tema ikkagi regulaarselt pani töö tegemise oma päevaplaani ja see oligi tavaliselt ikkagi nädala sees päeva esimeses pooles. No oskad sa kommenteerida, kas ja kui keeruline oli niimoodi pika reisi ja beebi kõrvalt siis veel tööd teha, et ikkagi tahaks ju ikkagi Itaaliat näha, ringi sõita, et kui palju ta jaksas või oli see keeruline? Ma ise ütleks, et tegelikult kui sellist reisi planeerida, siis võimalusel tasubki võtta aega, et aeg ei oleks faktor, sest ma tean, et on palju inimesi, kes armastavad reisida nii, et ma hommikul ärkan üles, äratus on kell 6 hommikul, kell 8 hommikul tuleb olla platsis ja siis läbi kapata kõik piirkonna vaatamisväärsused. Et see tegelikult, et me olime ühes piirkonnas väga kaua, kui vaadata üle üldist pilti, siis Itaaliasse ju tegelikult erinevaid riike läbides esmaselt siis läbi Poola teekond võttis meilt aega 10 päeva. Et see 10 päeva andiski tegelikult meile võimaluse nautida iga teel olevat riiki, võtta seda kõike rahulikus tempos, abikaasa sai niimoodi ilusti töö ära teha, meie saime Heeraga rahulikult ennast välja puhata ning seejärel oligi see linna avastusretk. No, milliseid põnevaid kohapealseid tegevusi te tegite? Mida saab koos lapsega teha või mida ei saa näiteks? Mina ütleks, et lapsega saab tegelikult teha kõike. Et kõike, mida süda ihaldab, et tegelikult üks põnevaid hetke oli meil kindlasti see, kui me läksime Rooma ja sattusime kuidagi Rooma sellisel päeval, kus siis algselt meil oli planeeritud Kolossiumi külastus ja Foorumi linnakülastus. Et 2 sellist kohta, mida me kindlasti soovisime näha ja läksimegi ja vaatasime, et kuskil ei olnud parkida, kõik tänavad olid aedadega piiratud ja tänavad olid politseinike täis, kuni lõpuks siis saime teada, et samal päeval siis toimus Roomas katolike juubeliparaad, mis toimub iga 25 aasta tagant. Seega see oli äärmiselt eriline sündmus ja kuidagi me olime sattunud sinna just selleks ajaks. Ja see Kolossiumi külastus tegelikult kõhukotiga läbi lõõmava päikese, siis tegelikult algselt me pidime ju minema, mõtlesime, et äkki lähme käruga ja jätame käru kuhugi sinna alla ja võtame ta sülle ja käime ringi, siis lõpuks läks nii, et kuna nägime, et tänavad olid kinni ja keeruline oli liigelda, panime hoopis lapse kõhukotti, ümber panime talle kummiga voodilinad vankrist, mis oli musliinist tehtud ja lastis õhku läbi siis lisaks päiksekreemile, et ta kuidagi seal kuuma päiksega liiga ei saaks ja et
eks selliseid asju saab ka absoluutselt teha ja ei tasu karta ülekuumenemise pärast, et kui tegelikult lapsel on UV-müts peas ja päikesekreem on peal ja ta on kaitstud õhku läbilaskva linaga, siis tegelikult ei juhtu temaga midagi ja ta naudib samamoodi oma väiksed pisikesed päikseprillid peas seda protsessi, et ronis treppidest üles ja rahvamassid olid seal ka tohutud, aga tegelikult see ei häirinud teda mitte kuidagi. Ma tean, et te käisite veinimajaga külastamas koos lapsega. Jaa, käisime väga põnev, tahaks kuulata. Veinimaju külastamas. Tegelikult me olime piirkonnas, siis, kus on populaarsed nii siis Brunello kui ka Nobile veinid ja tegelikult need veinipiirkonnad on ju imeilusad. Ainuüksi seal ringi sõitmine on elamus. Et sellised väiksed linnad, kus neid veini toodetakse sellistest lapikutest kividest laotud ja see on selline omamoodi eriline efekt ja loomulikult me käisime ka veinimõisades. Aga see tähendas meie jaoks seda, et iga kord enne minekut olime me eelnevalt jaganud ära rollid. Et kes saab siis veini degusteerida ja kes ei saa, kes on parasjagu autoroolis ja naudib kohapealseid juustu ja oliiviõlivalikuid, kusjuures paljudes veinimõisates tegelikult toodetakse ka kohapeal mingisugust juustu, mingisuguseid balsaamikoid ja mingisuguseid oliivi- või trühvliõlisid oliiviõli baasil. Ja ma ütleks, et sellistel hetkedel, kui mina veini proovida ei saanud ja abikaasa siis filterdas välja nii-öelda parimad palad, mida me hiljem kaasa ossime ja mina ka proovida sain, siis tegelikult neid juuste ja neid õlisid maitstes sain mina ka oma elamuse kätte, pluss need imeilusad vaated sealt veinimõisatest andsid omakorda elamuse ja palju juurde. Ja tihti tegelikult me ossime kaasa ka trühvliõli või balsaamikoid, sest need on lihtsalt fantastilised. Aga keegi ei vaadanud teid imelikult, et kuulge, tulete siin veini degusteerima endal laps kaasas? Kusjuures beebidega inimesi oli väga palju. Et me ei olnud ainukesed, et näiteks ühes Chianti piirkonna veinimõisas tegelikult oli, ma arvan, et samal korrusel äkki veel 3 beebit koos meiega. Üks oli seal tissi otsas ja nii see kuidagi oligi, et mulle tundub, et see ongi kohati Itaalia normaalsus, et lapsed võetakse kaasa igale poole. Sa enne korra mainisid seda kõhukoti kasutamist, et ma seda tahtsingi küsida, et on parim reisida siis ikkagi, kui on kõhukott kaasas või käru on ikkagi teatud hetkedel hädavajalik, et kuidas sellega on? Ütleme nii, et 50% ajast kasutasime me käru ja 50% ajast kõhukotti. Et kõhukoti kasutamist me tavaliselt hindasime enne kuhugi minekut. Näiteks me käisime selle reisi raames ka trühvlijahil. Käisimegi tammepuude all täitsa metsas koertega jahtimas musti trühvleid. Ja Heera oli meil samal ajal kõhukotis. Ja siis oligi nii, et kui koer haistis trühvlilõhna, jooksis mõne tamme alla, tammepuude all nad kasvavad, jooksis mõne tamme alla, hakkas siis agarasti kraapima, siis meie koos beebiga kõhukotis pidime sinna kirkaga järgi jooksma. Et positiivne oli see, et meil oli ainult 5 inimesega grupp ja tegelikult me leidsime kokku 3 trühvlit. Ja Heera jaoks muidugi ka eriline elamus, nii kiire jookseme, kaevame selle trühvli välja, et sellistes olukordades oli kõhukont fantastiline abivahend. Ja samamoodi Kolosseumis ja Foorumi linnas ja linnades, kus me nägime, et linn on ehitatud siis sellise väikse mäekes otsa ja seal on palju treppe ja palju kõndimist. Aga muul ajal me kasutasime küll agarasti vankrit ja vankrikorvi, et tegelikult kuna me võtsime lamamisosaga täiesti oma igapäevases kasutuses olnud käru kaasa, siis ei olnud meile takistuseks ka munakiviteed ja ta sai seal mugavalt magada ja olla, et tegelikult üks kõige sellisemaid vahvamaid erendaid mälestusi ongi minu jaoks see, et kuna me veetsime 3 pikka päeva Roomas, siis Heera on meil ju selline,
kes on nii agar ja tead, tema ei naudi üldse sellist selilivankris olemist. Tema on ikka väike täiskasvanu, tema tahab panna sinna tekirulli oma käte alla ja siis tema oma päikseprillid käes ja UV-müts peas, siis kael sirgu, vaatab ühele poole, teisele poole ümber selle kolosseumi. Ja iga kord, kui keegi väike maailma avastaja. Ja iga kord, kui keegi meile vastu jalutas, siis näidati näpuga ja muiati ja tehti kommentaare. Et see oli selline äge vaadata, et ma saan aru, et Heera igas olukorras suutis väga hästi kohaneda, olgu see uus ilm, majutus, uued inimesed. Absoluutselt. Ta oli meil ikka väga vapper selles suhtes, et me saime esimestel päevadel Toskaanasse jõudes tegelikult me saime, ma ütleks, 35-36 kraadi kuuma päevas ja tema lihtsalt nautis oma mähkmeväel viludas olekut oma sääsevõrgu all väikse propelleriga, mis puhus talle peale külma õhku, et tema elas absoluutselt oma parimat elu ja tegelikult isegi kui olid sellised jahedamad ilmad, siis selleks tarbeks oli meil kaasa võetud kaks õhemat merino kombet, et jahedatel õhtutel või jahedamate ilmadega need talle selga panna. Samamoodi meil oli tegelikult lisaks UV-mütsile kaasas ka selline mütssall, mis läks tal ka siis jahedamatel suveõhtutel pähe, et ta kuidagi külma ei saaks. Et kuna meie teine majutus pärast seal Volterra külje all majakeses olemist oli hoopis allpool mäe otsas, kus oli tunduvalt jahedam, siis läks seal vaja ka selliseid veidi soojemaid riideid. Mis on meeldejäävamad hetked sellest reisist? Ma arvan, et jah, meeldejäävamad hetked ongi kindlasti see meie vahva trühvlijaht, mis pakkus meile hästi eredaid elamusi, et pärast seda trühvlijahti tegelikult me saime ka enda korjatud trühvleid ise koha peal nautida. Siis kindlasti oli omaette elamus ümber Kardajärve sõitmine. Me tegime tervele Kardajärvele tiiru peale. Selle tiiru jooksul tegelikult reisi alguses me paiknesime siis Kardajärve alaosas ja reisi lõpupoole Kardajärve ülaosas. Ja need Kardajärve ümbritsevad vaated on lihtsalt fantastilised. Et raske on neid unustada ja viimane majutus Karda ääres oligi meil tegelikult oliivikasvataja juures. Ja kuna seal oliivikasvataja juures ööbisid sageli siis sellised, ma ütleks pigem vanemad inimesed, kes olidki sellised reisijad, kes ärkasid hommikul üles, sõid ära hommikusöögi ja asusid piirkonda avastama, siis meie seest lapsega, kes me võtame asju rahulikult ja teeme kõike rahulikus tempos, saime nautida antud majutuse hiiglasliku katuse terrassi vaatega Kardajärvele ja imeilusatele mägedele. Et sellised hetked olid toredad ja seal olid sellised suured lamamisalused kardinatega, et päike pähe ei paistneks, siis Heera sai seal ringi rullida. Meie saime samal ajal teha ära oma hommikused treeningud, kuna me ikkagi läksime reisile nii, et lisaks maailma avastamisele jätkata ka oma igapäevaste toimetustega, siis tegelikult olid meil regulaarselt kavas ka oma trennid. Et tegimegi oma keharaskusega jõutreeninguid ja saime päevaks vajalikku energia ja pärast seda siis asusimegi piirkonda avastama. Et tegelikult, kui veel mõelda edasi, siis Val d'Orcia on selline nii-öelda suur ala Toskaanas, sellised imeilusad väljad, mis on ääristatud küpressidega, kus on imeilusad veinistandused
ja imeilusad viljapõllud, et üks maalilisemaid kohti Toskaanas, mis on ka tegelikult UNESCO kaitse all, kõik seda ümbritsevad teed ja kogu see piirkond, et see on tegelikult ehe näide, kuidas inimene ja loodus suudavad imehästi koos toimida ja vormida midagi eriti maalilist. Oli teil sellised hetki ka, kus sa mõtlesid appi, kuidas me sellisesse olukorda sattusime? Jaa, selliseid hetki oli ka absoluutselt. Üks neist, mis esimesena pähe tuleb, oli see, kus tagasi me sõitsime läbi Saksamaa ja Rootsi ja tagasiteel ühel hetkel süttis meil autol pidurituli. Ja siis ma mõtlesin küll, et issand, et mis nüüd saab ja siis me käisimegi läbi erinevaid autotöökodasid. Ega ühest ju ometigi ei piisanud, sest ma ütleks, itaallased on itaallased. nii et selles suhtes jah, ma kuidagi, itaallased ikka armastavad puhata ja armastavad oma pause teha ja natuke võib-olla liiga palju vahepeal veini juua. Nii et Itaalia töökoja arvamust võtsime nii nagu võtsime ja järgmise kontrolli tegime Saksamaal. Õnneks me saime kõigilt autotöökodadelt tagasiside, et okei, piduriklotse vahetada ei ole vaja, et see tuli on lihtsalt tuli, et saate ilusti rahuliku südamega kas või mööda kiirteid Eestisse tagasi sõita ja ei ole absoluutselt mingit probleemi. Et mis minus eelkõige muret tekitas, oligi see, et meil oli ju tegelikult rentitud katusepagas, sest me läksime reisile küll linnamaasturiga, aga sinna ei mahtunud asjad ära. Ja seetõttu tuligi meil see katusepagas rentida. Ja oligi nii, et kui pakiruumi, kui ikkagi tahad vankrikorviga vankrit kaasa võtta, siis võtab see ära terve pakiruumi. Ja tagaistmele sai natuke asju panna, aga mitte väga palju, sest tegelikult juhul, kui tekib vajadus sõidu jooksul teha mõni äkilisem pidurdus, siis on ju lapsele ohtlik, kui tagaistmel on ka mingisuguseid lahtiseid asju. Et siis meil läks suure osa asjadest tegelikult ikkagi katusepagasisse. No, nendest appi, kuhu ma nüüd sattunud olen olukordades, mina tean, et teil juhtus, või mitte teil, vaid Heeral juhtus üks kakaplahvatus Nooblis restoranis. Jaa, see juhtus meil Taanis. Sellega oligi nii, et kui tavapäraselt erinevates riikides me käisime mähed vahetamas nii, et meil oli ju lamamisosaga vanker. See andis meile selle võimaluse tegelikult vahetada mähe ära kas või keset tänavat. Tegin musliinist linakesega Heerale väikse kattevarju ja mähkuvahetus sai ilusti tehtud olenemata asukohast. Ja sellega nagu mähkuvahetused olid sellised, tunned natuke lõhna, vahetad siuh-säuh ära ja nendega läks justkui hästi. Ja enamik kohtades, kusjuures me käisime mähkut vahetamas ka koos abikaasaga, sest enamikes restoranides lihtsalt ei ole mähkimislaudu ja neid tulebki vahetada siis pannes alla see ühekordne pissilina ja nii, et üks hoiab last ja teine vahetab. Aga kuidagi seal Taani restoranis oli olukord selline, et me saime kohad, me ei saanud neid kohti käest lasta, sest see restoran oli niivõrd üle rahvastatud ja keller soovis juba tellimust ka võtta ja mähet läks vahetama Martin. Ja mina siis vaatan kella ja istun ja ootan ja teda ei tule tagasi ja vahepeal juba mõtlesin, et okei, ma lähen vaatan, mis neil seal toimub. Ja ühel hetkel, kui nad, ma arvan, 15 või 20 minuti pärast sealt tagasi tulid, siis ma kuulsin, et oli toimunud selline kakaplahvatus, et kõik riided olid seda täis ja kõik see WC oli seda täis. Lisaks sellele, et Martin pidi vahetama ära kõik lapse riided ja mähkme, mida veel ära pesema kogu selle vannitoa. No see oli ikka siis korralik plahvatus. Ma mõtlesin, kui ma ütlesin kakaplahvatus, siis ma lihtsalt mõtlesin, ta ise oli täis, aga halleluuja. Ja see oli ikka korralik, et vahel ei saagi aru, et kust need asjad tulevad, et sel hetkel tegelikult oli meil jalas ka korralik mähe, et kusjuures ma pean ära mainima inimestele, kes võib-olla tahavad taolist reisi teha, et kui oled näiteks peatumas maapiirkonnas, siis
väikestes poodides on imeväike mähkmevalik. Ja need mähkmed kipuvad tegelikult läbi laskma, et meil ei ole tegelikult oma olemasolevate mähetega olnud pissi- ja kakalekkeid, tõesti ei ole olnud. Aga esimest korda, kui me Toskaana väikelinna poest ostsime need mähkmed, siis neid ainult tuli ja tuli. Et siis oleks küll minu soe soovitus osta mähkmed ära kohe varuga kuskilt suuremast poest, suuremast linnast. Kui aga ostmisest ja rahast rääkides, kui palju selline 2-kuune reis üldse maksma läheb? Tegelikult autoga üks ots Itaaliasse korralikult tiirutades. Meie siis läksime sellisel marsruudil, et Eestis me peatusime veel Pärnus, siis läksime edasi Riiga, Kaunasesse, Varssavisse, Krakowisse, Brnosse, olime Viinis mitmes kohas, tiirutasime natuke ringi, saime mõnusaid elamusi, läbisime Itaalias siis tegelikult terve sellise posu piirkondi, et olimegi Gardas, sõitsime läbi ristipõiki terve Toskaana ja kui me olime jõudnud Toskaanasse, siis tegelikult lõime me kokku kõik kütusele kulunud tšekid ja kõik tollimaksud ja see summa kuskil ühe otsa eest linnamaasturiga minnes, katusepagas oli ka peal, mis tõenäoliselt ikkagi suurendab kütusekulu, siis see oli selline, ma ütleks ümaralt äkki 420 eurot oli see ühe otsa kulu. No see ei ole üldse mitte palju, aga samas on ju seal kõik, eks ju, majutused tulevad kohapealsed kulud, et see 420 minekuks võib-olla on selline petlik appi nii odav. Jaa, aga ongi, aga pluss on jälle see, et meil ei maksmata see üüratu autorendikulu. Samas, kui vaadata seda tagasiteed, et me läksimegi tagasi läbi Saksamaa ja veetsime üle nädala aja Saksamaal, läksimegi Nürnbergis, Bayreuttis, seal igal pool vahepeal ja käisime veel Berliinis ja Hamburgis ka, et kui kõik need Taanid ja sildade ületamised ja Rootsisse jõudmised sisse panna, siis tegelikult tagasitee läks maksma 2 korda sama palju, sest sinna tagasisõidule ju lisandus ka laevasõit Rootsist Eestisse. Et tegelikult kui tahta sellist soodsamat reisi, siis kindlasti tasub sõita edasi-tagasi läbi Poola. Ja paljud olid meile tegelikult varasemalt öelnud, et läbi Poola sõita on väga kehv. Absoluutselt mitte. Teed olid väga korras, sõit oli väga sujuv, et meie kogemus kuidagi oli täiesti erinev, et ei olnud küll sellist probleemi. No kui sa vaatad tagasi sellele reisile, kui lihtne või keeruline siis oli nii pisikese lapsega reisida? Tegelikult ikkagi pigem lihtne. Kui võtta seda, et tänaseks päevaks on sellest reisist möödas peaaegu 4 kuud ja me oleme nüüd näinud, et milline on elu ka suurema lapsega, siis on tegelikult hea öelda, et väga soovitan minna reisima just sellise pisikese beebiga. Tal ei ole tegelikult üldse eriti nõudmisi. Ta on lihtsalt õnnelik, kui ta saab olla oma MS-iga, maailma avastada, olla sotsiaalne, rääkida erinevate tädidega juttu. Et pigem ikkagi lihtne. No mis on teie õppetunnid kogu selle reisi osas? Õppetundidest rääkides võib-olla on hea teada kuulajale, et hotelle broneerides, kui panna kirja, et oled minemas beebiga, tõstetakse vahepeal hotellituppa automaatselt beebivoodi, aga check-out'i tehas võib tulla üllatusena beebivoodi kasutamise eest arve, näiteks 40 eurot päev, mida ei ole varasemalt hotellilehel kommunikeeritud. Et see on selline huvitav info, et isegi kui beebivoodid pakutakse, küsitakse, et kas soovite, ei kommunikeerita koos hinnaga,
siis tasuks ikkagi üle küsida, et kas selle eest kaasneb mingisugune tasu, sest tegelikult enamik kohtades me beebivoodit ei vajanud, sest meile meeldis väga, et tegime vankrirattad puhtaks ja võtsime lamamisosaga vankrituppa kaasa ja kuna beebil oli seal lahedalt ruumi, siis ta sai mõnusalt vankris magada ja me saime teda seal vankriga kussutada ka ja kuna meil olid reisil kaasas ka tegelikult see beebikookon, kandekookon, siis vahel sai ta lihtsalt seal meie vahel magada. Et kuidas kunagi, et see beebivoodi ei olegi tegelikult otseselt vajalik. Asi, mida ma veel teeksin teisiti, on broneeriks tegelikult hotellid ette, sest kuna meil olid hotellide osas üsna suured ootused saada võimalikult hea hinna eest, võimalikult hea majutus, siis tihti istusime me üks õhtu enne arvutite taga, nii ma ütleks tunde ja otsisime enda perfektset majutust. Et see oli omaette töö ja ma ütleks, et ikkagi see tekitab mingisugust stressi, et sul ei ole homseks majutust ja sul on kindlasti vaja see leida. Et kui ma täna peaksin uuesti sellele reisile minema, siis ma kindlasti paneks vähemalt ühe otsa majutused ette paika. Aga sealjuures ma peaksin silmas seda, et pausid majutuskohtade ja sõitude vahel oleks ikkagi võimalikult pikad, et saaks ka arvestada lapse vajadustega. Sest meie puhul me vahel nägime õhtusel ajal, et laps on väsinud, laps on viril, et ta ei taha järgmisel päeval liikuda. Ja see tähendaski järgmisel päeval seda, et me isegi ei seigelnud ringi, me tegime lihtsalt kodupäeva ja andsime talle aega ja võimaluse ennast seal välja puhata. Ja majutuste osas kindlasti ma ütleks veel juurde, et isegi kui majutus on broneeritud, siis tasub endale kuhugi Excelisse või Notesidesse kirja panna plaan B ja C. Juhul, kui juhtub midagi, et seda hosti näiteks ei ole olemas, või siis juhtub nii, nagu meil abikaasaga juhtus, et me olime tõesti väsinud, me broneerisime hotellitoa ja pärast pikka sõitu, ma arvan, et me olime sõitnud ikka 8 tundi, sest koos pausidega on veninud alati teekond kuskil 2-3 tundi pikemaks, pluss veel lisaks liiklusummikud. Jõudsime kohale hilisõhtul ühte Saksamaal olevasse majutusse ja kuna abikaasa oli unustanud märkida siis bookingusse, et me tuleme koos lapsega, siis meile öeldi koha peal, et me teid lapsega siia ei lubagi. Te peate otsima uue majutuse, sest ma ei mäleta nüüd täpselt, mis see vanus oli, aga meile öeldi kuskil nii, et alla 14-aastaseid külalisi meie hotelli ei lubata. Ja õnneks meil oli majutusele plaan B. Me pidime küll sõitma veel 1,5–2 tundi, aga kui seda ei oleks olnud, siis me oleks olnud väga keerulises olukorras. Et selliste asjade ennetamiseks tasub kindlasti pigem rohkem planeerida, kui vähem planeerida. Ja mis veel? Ma arvan jah, et need ongi peamised punktid, millest võiks kinni pidada, sest kui tegelikult sa oled selleks reisiks pakkinud, siis sa saad ennetada ootamatuid tervisemuresid ja kui majutuskohad on paigas, siis sa saad vähendada enda puhul sellist kerget stressi või närvikõdi, et kus järgmisel päeval majutuda, et kuna me pole ka päris sellised inimesed, et me lepime ükskõik millise majutusega, et me ikkagi alati ootame, et oleks ruumi, et oleks avarust, et oleks terrass, võimalusel bassein, et need ootused on jah ikka teistmoodi. Aitäh sulle, Emili, selle väga põneva vestluse eest. Ja, aitäh sulle. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.